Tere! Täna räägime millestki täiesti paeluvast, nimelt sellest, kuidas su aju tegelikult töötab. Meil kõigil on peas justkui kaks erinevat operatsioonisüsteemi, mis meie mõtlemist juhivad, ja see idee pärineb Daniel Kahnemani täiesti murrangulisest raamatust. Me uurime, miks meie aju meile vahel, ütleme nii, et vingerpussi mängid ja kuidas me saaksime tegelikult natuke targemalt mõelda. Okei, lähme siis kohe asja juurde. Ma esitan teile ühe väikese mõistatuse, lihtsalt selleks, et teie intuitsiooni proovile panna. See tundub esmapilgul ülilihtne, aga kas ikka on? Nii, kuulage nüüd tähelepanelikult. Pesapallikurikas ja pall maksavad kokku $1 ja 10 senti. Kurikas on täpselt $1 võrra kallim kui pall. Küsimus on, kui palju maksab pall? Mõelge korraks. Mis on see esimene number, mis teile pähe kargas? Ärge hakata sügavalt analüüsima, lihtsalt see kõige esimene intuitiivne vastus. Ma võin peaaegu kihla vedada, et esimene mõte oli 10 senti. Eks ole? Ja kui see oli teie vastus, siis ärge muretsege, te olete väga heas seltskonnas. See ongi see vastus, mille enamik inimesi paugu pealt pakub. See tundub lihtsalt nii õige ja loogiline, iseenesest mõistetav. Aga oodake nüüd, tegelikult on õige vastus 5 senti. Jah, 5 senti. Mõtleme korraks. Kui pall maksab 5 senti, siis kurikas, mis on $1 võrra kallim, maksab $1 ja 5 senti. Ja 5 senti pluss $1 ja 5 senti ongi täpselt $1 ja 10 senti. Nüüd klapib matemaatika. Nii et miks siis nii paljud meist, tegelikult peaaegu kõik, selle esimese vale vastuse peale lähevad? See pisike eksimus, see paljastab midagi väga-väga sügavat selle kohta, kuidas meie aju töötab. Asi ei ole üldse intelligentsuses. Absoluutselt mitte. Asi on selles, et meie aju on loodud kasutama otseteid. Ja vastus sellele küsimusele peitubki selles, et meie peas on justkui 2 erinevat operatsioonisüsteemi. Daniel Kahneman kutsub neid lihtsalt süsteem 1 ja süsteem 2. Ja just nende 2 süsteemi koostöö või siis koostöö puudumine ongi see väike vaimne tõrge, mis selle lihtsa mõistatuse nii petlikuks teeb. Niisiis, vaatame neid 2 tegelast lähemalt. Süsteem 1 on see kiire, automaatne, intuitiivne osa. See on see, mis töötab ilma igasuguse pingutuseta. Mõelge temast kui, natuke impulsiivsest kangelasest, kes tegutseb enne, kui mõtleb. Ja siis on süsteem 2. See on aeglane, kaalutlev, analüütiline. See on see osa sinust, mis teeb keerulist matemaatikat ja kaalub plusse ja miinuseid. Aga tal on üks suur viga. Ta on uskumatult laisk. Ta on see ettevaatlik juhendaja, kes eelistaks diivanil lesida, kui vähegi võimalik. Süsteem 1, see meie kangelane, töötab tegelikult kogu aeg taustal. Ta teeb meie eest ära meeletu hulga tööd. Näiteks, kui keegi küsib 2 + 2, vastus lihtsalt ilmub su pähe. Või kui ma ütlen leib ja, siis sa lõpetad lause automaatselt. See on see, mis tuvastab kellegi hääles viha või lubab sul tühjalt teel autot juhtida, samal ajal mõtleb muude asjadele. Ühesõnaga, see on meie autopiloot, mis hoiab igapäevaelu sujuvalt töös. Aga süsteem 2, see on hoopis teine tera. Selle käivitamiseks on vaja teadlikku pingutust ja tähelepanu. Mõelge näiteks maksudeklaratsiooni täitmisele. Või kui proovite autot parkida ülikitsasse kohta. Või kui võrdlete poes 2 pesumasinat, et aru saada, kumb on parem diil. Kõik need tegevused tunduvad, nagu päris töö. Need nõuavad keskendumist. Kui me paluksin teil peast arvutada 17 × 24, siis just süsteem 2 oleks see, mis vastumeelselt tööle hakkaks. Ja siit tulebki kogu asja konks. Meie aju on loomult laisk. Ta järgib vähima pingutuse seadust. Ja kuna süsteem 2 on laisk, siis väga tihti ta lihtsalt, kiidab heaks selle, mida süsteem 1 talle ette söödab. Tuleme tagasi selle kurika ja palli juurde. Süsteem 2 oleks võinud hetkeks peatuda ja matemaatika üle kontrollida. Aga see oleks nõudnud energiat. Palju lihtsam on lihtsalt usaldada süsteem 1 kiiret ja enesekindlat, aga täiesti valet vastust 10 senti. Ja nii meie laisk juhendaja, süsteem 2, lihtsalt noogutab kaasa, et energiat kokku hoida. Need kiired otsetsed, mida süsteem kasutab, ongi tegelikult tuntud kui, heuristikud. Mõelge neist kui vaimsetest rusikareeglitest. Need aitavad meil maailmas ülikiiresti otsuseid teha ja olukordi hinnata. See teeb elu palju lihtsamaks, aga samas on need ka need, mis meid tihtipeale alt veevad ja eksiteele viivad. Ja üks süsteem 1 kõige olulisemaid omadusi on see, mida Kahneman kutsub vüsiati. See on lühend ingliskeelsest lausest what you see is all there is ehk mida sa näed, ongi kõik. See tähendab, et süsteem 1 loob parima võimaliku loo ainult selle info põhjal, mis tal parajasti käes on. Ta ignoorib täielikult seda, mida ta ei tea. Ta ei küsi kunagi, oot,
kas mul on äkki midagi olulist kahe silma vahele jäänud? Ei, ta lihtsalt teeb järelduse selle põhjal, mis on otse nina ees. Nagu Kahneman ise on öelnud, me sageli ei arvesta võimalusega, et meie otsuse jaoks kriitiline tõendusmaterjal on puudu. See, mida me näeme, ongi kõik. See ongi asja tuum. Me ehitame endale peas kokku ilusaid ja loogilisi lugusid, aga me ei pane tähelegi, et need lood põhinevad tihtipeale väga-väga napil infol. Ja mis siis juhtub, kui need vaimsed otseteed meid alt veavad? Tulemuseks ongi need, mida nimetatakse kognitiivseteks eelarvamusteks. Ja mis kõige huvitavam, need vead, mida me teeme, on tegelikult täiesti ennustatavad. Vaatame nüüd paari klassikalist näidet. Esimene on halo-efekt. See on tegelikult väga lihtne. See tähendab, et see kõige esimene omadus, mida sa kellegi juures märkad, hakkab mõjutama seda, kuidas sa kõike muud tema juures näed. Klassikaline näide, kui keegi on nägus ja enesekindel, siis me eeldame alateadlikult, et ta on ka tark ja osav. See esimene positiivne mulje loob tema ümber justkui kuldse halo, mis paneb ka kõik tema teised omadused paremas valguses paistma. Teeme ühe katse. Kujutage ette Alanit. Alan on intelligentne, töökas, impulsiivne, kriitiline, kangekeelne ja kade. Mõelge korraks, milline inimene ta on. Tõenäoliselt kujutate ette kedagi, kes on üldiselt võimekas, aga tal on ka omad vead. Need esimesed positiivsed sõnad loovad talle hea kuvandi. Aga nüüd kujutage ette Benny. Ben on kade, kangekäelne, kriitiline, impulsiivne, töökas ja intelligentne. Mida te nüüd arvate? Kuigi need on täpselt sõna-sõnalt samad omadused, tundub Ben meile kuidagi palju ebameeldivameks. Need esimesed negatiivsed omadused on loonud negatiivse halo ja see muudab isegi viimaste sõnade tähendust. Benny puhul ei tundu intelligentne enam imetlusväärne, vaid pigem ohtlik. Ta on kaval ja kasutab oma tarkust halbadel eesmärkidel. Järgmine suur tegija on kättesaadavuse heuristik. See on ka üks võimas vaimne otsetee. Põhimõtteliselt tähendab see, et me hindame mingi sündmuse toimumise tõenäosust selle järgi, kui kergesti meile näited meelde tulevad. Me ei vaata statistikat. Meie aju lihtsalt küsib, kui kiiresti ma suudan selle kohta näite leida. Ja kui midagi tuleb kergesti meelde, siis me eeldame, et seda juhtubki tihti. Ja just sellepärast me kipumegi üle hindama igasuguste dramaatiliste sündmuste sagedust. Mõelge lennuõnnetustele. Uudised on neid täis, need on eredad ja meeldejäävad. Ja selle tulemusena on need meie mälus väga kergesti kättesaadavad. Tulemus, paljud inimesed kardavad lendamist rohkem kui autosõitu, kuigi statistika näitab, et autosõit on kordades ohtlikum. Sama kehtib Hollywoodi lahutuste või isiklike kogemuste kohta. Kui midagi juhtub sinu endaga, tundub see kohe palju tavalisem, kui see tegelikult on. Hea küll, see kõik on väga huvitav, aga mida me selle teadmisega nüüd peale hakkame? Kas see tähendab, et me olemegi lihtsalt oma ajuvigade eelarvamuste pantvangid, et me ei saagi midagi teha? Tegelikult absoluutselt mitte. Asja kõige olulisem mõte ei olegi see, et me oleksime lootuseltult irratsionaalsed. Hoopis vastupidi. Point on selles, et me saame õppida ära tundma just neid olukordi, kus meie intuitsioon meid tõenäoliselt alt veeb. Nende kahe süsteemi mõistmine annab meile tegelikult tööriistad paremate otsuste tegemiseks. See on natuke nagu ilma teate kuulamine. Sa ei saa tormi ära hoida, aga sa tead, et tasub vihmavari kaasa võtta. Ja kuidas see strateegia siis välja näeb? Tegelikult on see päris lihtne. Esiteks, õpi ära tundma neid märke, mis viitavad võimalikule eelarvamusele. Teiseks, ja see on kõige olulisem, kui panused on kõrged, kui tegemist on tähtsa otsusega, olgu see seotud raha, tervise või suhtega, siis lihtsalt aeglusta, võta hoog maha. Ja kurmandaks, sunni see oma laisk, aga tark süsteem 2 tööle. Pane ta küsima, kas ma olen siin äkki halo-efekti ohver või kas ma toetun liiga palju sellele, mis mulle esimesena meelde tuli. Sunnige teda oma automaatsed eeldusi kahtluse alla seadma. Ja nüüd, kui te teate natuke rohkem oma 2 süsteemist, jätan ma teid ühe küsimusega mõtisklema. Kuidas te nüüdsed otsustate, millal oma sisetunnet usaldada ja millal mitte? Teie kiire, intuitiivne süsteem 1 on kahtlemata võimas ja vajalik tööriist, aga ta ei ole eksimatu ja võib-olla just see teadmine, millal on õige hetk samm tagasi astuda ja lasta oma aeglasel, aga põhjalikul süsteem 2-il ohjad haarata, ongi see, mida me võiksime nimetada tõeliseks tarkuseks.